Kah, suurem osa Lääne-Austraalias. Millised teie omad siin olid või millega teie seotud olite? Siin ümbruses, Kalgoorlie ümbruses. Mitu tükki? Siin ümbruses. Ja siin on oraanime kaevandused. Aga need on rohkem Kesk-Austraalias ka juba. Ja siis Olympic Dam on nendest kõige suurem. Olympic Dam on siin. Kuskil näed. Roxby. Olympic Dam, jah. Roxby on see linn. Asula, jah. Asula, jah. Olympic Dam on see kaevandus. Kui suur Roxby praegu on? 4-5 tuhat inimest ma võtan. Ja enne oli see lihtsalt üks karjafarm, eks ju? Seal ei ole mitte midagi. Ainult üks... Siin, kus Roxby, seal ei ole mitte midagi. See on lihtsalt puhas maa. Aga siin oli üks station meil öeldaks. See oli natuke, see stationi hoone oli natuke eemal. Aha, nii et see ei ole seal, kus praegu see asula on, jah? Seal lähedal, üks 30 kilomeetrit. Nii, ja see on... Siin on vask. Vask, jah. Vasekaevandused. No samamoodi Olympic Dam on üks... Olympic Dam on jälle siin, jah. Peaks olema. Siin. Jah, on Roxby Dam Olympic Dam. Siin on fosfaadikaevandused. Fosforiit. Nagu neid näete, palju ei ole. Need on enamast siin Queenslandis. Meil oli ka üks video on ka sellest. Ja siin on niklikaevandused. Maailma mastaabis, kui suur maavarade, ütleme siis tootja Austraalia on, ütleme pingereas ma pean silmas, et... No, oleneb mis? Mul on siin see... No, boksiidis on, ma saan aru, juhtiv. Mul on just kirjutatud siin tegelikult. Jah, seda ma lugesin, jah, tegelikult. Nüüd tagavaradelt oleme number 1 kõigis nendes. Number 2 nendes, number 3, number 5. Tootmiselt number 1 tsirkoon ja boksiit. Number 2 seadina, tsink, rauamaak, kuld, liitium. Ja siis 3., 4., 5. Nii et me oleme, Austraalia on võtame ma nüüd kokkuvõtted näinud, et kõik kokku panna, et kes see kõige suurem on, aga me oleme igatahes väga eesrajas. Ja lisaks on ju suur arenguvaru veel või arenguruum, eks ju? Muidugi, see on... Tagavarad on väga suured veel? Kogu aeg käib uurimine ja leitakse juurde kogu aeg. Ja seda peabki seepärast, et mis kaevandatakse ära, seda peab asendama. Ja põhiline turg kõikidel nendel on Hiina? No, alguses oli meil Jaapan kaua aega. Aga nüüd viimased 10 aastat on Hiina Jaapanist ette läinud. Aga Jaapan on ikka veel suur turg. Nii et Hiina ja Jaapan on 2 suurt turgu. Aga siis muidugi mujale ka, Euroopasse, Ameerikasse. Kes tahab, kõigile müüme. No, selge see. Mis need siin on, need kiviminäidised veel? Käime need korraks üle. No, need on... See on kullamaak. Väga rikas. No see on ju, siin on kohe paljasilmaga väga ilusti näha. See on puhas kuld. Kivimi sees. See on väga rikas maak, niisugust leiab arva. Nii et kui teil on kullakaevandus, siis võib-olla väga harva kuskil niisugune tsoon on, niisugune soon tuleb ette, kus... See on nagu siis mother load või emasoon? Jah, see on nagu partseidi sooned. Tavalises kullakaevanduses täna päevad üldse kulda ei näe. See kontsentratsioon on nii väike? See kraad on maa-aluses kaevanduses 3 grammi tonni kohta. Maapealses karjääris 1 gramm tonni kohta. Ja sellest hoolimata tasub kaevandada? Seda tasub kaevandada, jah. 1 gramm tonni kohta on ainult kulda ja ikka... 1 gramm on väärt $50. Nii et kui te
tonni tootmiskulud on vähemalt kui $50, siis tasub. Kui palju see tükk minu käes võib maksta? Seda ma ei tea, see on umbes ma mõtlen $3,000-4,000. Raske ütelda. See on, nagu näete, seal on 1/3 kulda. Kust see konkreetselt pärit on? See on ühest meie kaevandusest, mis oli Noorsman Lääne-Austraalias. See on sealt plaani pealt, ma ei näidata. See oli väga rikas kaevandus. Ja see on ka kullamaak, see on Kalgoorist. Aga see on see kulla ja telluriidi ühendus, kulla mineraal, väga haruldane, kui kuld ei esinda puhtalt. Kuld on tavaliselt puhas. Aga siin on mineraalina, telluriidina ja see on Kalgoorist. See on ka ühest meie endisest kaevandusest. Kas siit seda kulda eraldada on raskem kui siis tavaliselt? Jaa, see on väga lihtne. See lihtsalt purustatakse ja siis pihustatakse ja siis leotatakse tsüankaali lahus. Tsüaniidis, jah? Ja tsüaniid on üks ainukene, mitte ainukene, üks väga väheseid kemikaale, mis lahustab kulda. Ja siis sealt saadastakse välja. Aga kas sellises tsüaniidi töötluses, kas see protsess on ka mürgine nagu ohtlikum töötajate jaoks või see tsüaniid ei ole nii... Tsüaniid on väga lahja, aga muidugi, kui te joote seda, sulet ära. Need peab ettevaatlik olema, et seda lahust ei puutu. Aga seda on juba üle 100 aasta kasutatud seda meetodit. Ja tänapäevani kasutatakse? Tänapäevani kasutatakse, see on, ütleme, tööstuslikult täitsa ohutu, kui te õieti käitute. Aga seda, kui seda siitkulda välja võtta, see tuleb kõigepealt kuumutada. See telluriidi ja kulla mineraal peab ära lagunema ja siis see lihtsalt purustatakse ja siis kuumutatakse ja siis see telluriit läheb üles nagu see mineraal laguneb ära ja kuld jääb ära. Mis siin veel on? Ja siis tehakse nagu edasi ikka tsüaniidiga pärast seda. See on rauamaak. See on umbes 65% rauda. No siin on kohe aru saada ka, et või siuke nagu rooste on justkui... No see ongi rooste, jah. Hematiit, see ongi rooste. Selge. See on niklimaak. See on võrdlemisi kõrge kraadiga, see on võib-olla 7-8% niklit. Aga teie, ütleme, spetsialistina peale vaadates, kui sellise tüki leiaksite kusagilt, kohe saate aru, et on nikkel või? Ei ole kahtlust. Aga mis see siis teie silmale seda ütleb? No mina olen võhik, eks ju, aga... See on see mineraal. See läige kohe on ära tuntav nikkel. Mineraal, jah, see on selle värv ja siis, kuidas ta esineb. Sellise värviga mineraali on mitmed. Üks on püriit, mis on lihtsalt raua ja väävliühendus. See on ka väävliühendus, aga see on väävel nikli ja koobaltiga. Ja see on lihtsalt see teine, ta näeb teistmoodi välja. Välja nägemise ajal. See on fosforiit. See on see, mis Eestis tekitas palju kära ja pahandust. No jah, Eestis oli aru saada sellepärast, et see on pealispinnal. Ja nagu ma aru saan, see kavatsus oli seal oli niisugust plaani, et see oleks pärast teile korduvalt. No see hirm oli, et see oleks olnud loodusele väga inimestel oli mure, et see rikub nende maa ära ja jäetakse nii. Aga meie kaevandasime seda Queenslandis, see on ka maa peal, aga see on nagu lademine, mitte nii õhukese kiina nagu Eestis, vaid ikka paarkümmend meetrit kohe. Nii et see oli nagu maapealne kaevandus, nagu
Lisaks olid seal hirmud ju, et ta hakkab ise süttima või et seal on süttimisprotsessidega probleemid? Meil Eestis? Seda probleemi ei olnud. Okei, no aga vaatame edasi, siis on siin Gröönimaal gneis. Ma käisin kunagi Gröönimaal ja lugesin Gröönimaa geoloogiat ja see on just selle pealinna lähedal. Oli pealispinnal üks kivi, mille nimi on näis, see on muudetud graniit. Ja see oli kindlaks tehtud, see on 3000 miljonit aastat vana. Ma läksin sinna ja võtsin tüki endale. Seal on seda palju. Nii et see on lihtsalt ilus ja väga vana kivi või on sellel mingi kasutusotstarve? Ei ole, ainult et huvi pärast. Lihtsalt, et 3000 miljonit aastat vana. Ja. Maakera koor on 4000 miljonit aastat vana. Nii et... Ja siis kõige vanem kivi, mida teatakse, on 3960 miljonit aastat. See on Kanadas, Põhja-territooriumil. Nii et see on päris lähedal sellele vanusele. Nii et see on mitte nii vana, aga päris lähedal. Jah. Aga kui neid vanuseid võrrelda, et siis see on vanaisa ja need on... Need on väga noored. Need on väga noored. Need on võib-olla vähem kui 1000 miljonit aastat. See on ka meil on üks steatiidiga on. Steatiit on üks mineraal, millest tehakse talgipulbrit. No jah, see on vähem tuntud tavalisele inimesele. Beebipulbrit. Kui see jahvatakse väga peeneks, siis tuleb beebipulbrit. Aga see kasutatakse ka keraamikas ja muudeks otstarveteks. No ja siin on nüüd uraan. Uraan, jah. See on üks uraanikaevandus. See on see maak ja see on pärast seda, kui ta on oksiidiks muudetud. Nimetatakse yellow cake. Ja need seepärast, et on kollane. No lihtne inimene küsib, et aga kas see radioaktiivne ei ole või? On küll, aga nii väga nõrgalt. Me oleme kõik radioaktiivsed. Teie ja mina ka. Siin toas on, igal pool on radioaktiivsus. Et nii-öelda looduslikust foonist see ei ole oluliselt kõrgem või? Joo, see on täitsa ohutu. Sellest ei ole midagi. Meil oli kaevandus, me tootsime seda 1000 tonnide kaupa. Samas inimesed kardavad seda. Peab ettevaatlik olema, sellepärast nagu iga asi, kui seda liiga palju saab, sest seda teeb halba. Radiatsioon, kiirgus on täpselt sama. Kiirgust on igal pool. Kui te sõitsite lennukiga 10 kilomeetri kõrgusel, te saate umbes 10 korda nii palju kiirgust, kui te tavaliselt saate. Aga lühikesel ajaks, eks ole, ja ka selles kontsentratsioonis ei ole tähelevahtlik, seepärast, et lendurid ju lendavad iga päev. Kogu aeg, jah. Nii et see on kõik, see on vask, see on olümpiktäämist. See on nüüd juba vaseks tehtud juba. See on sulatushaigust toodang. 98%. 98%, jah, ja see läheb siis rafineerimistehasesse. Ja sealt tuleb 99,99. Täitsa puhas. Aga kui puhas see maak on või see toodang, mis tuleb sealt olümpiktäämi tehasest välja? Kas see on nüüd, selline klots on nende, ega selline klots ei ole ju nende toodang veel? See on üks vaheprodukt. Jah, see on juba ju sulatatud ilust, sellisteks plaatideks või? Ma näitan teile, missuguse see lõplik toodang välja näeb. Ega ta vahet midagi ei tee, näeb sama välja. Ainult, et ta on 99,9%. See on 98%. Et see, mis siin veel peale vase sees on, seda nii vähe, et see käsa. Tavainimene küsib, et milleks vaske põhiliselt kasutatakse? Vask on üks kõige tähtsamaid metalle, mis on. Muidugi igasuguses elektriasenduses, elektrimootorites ja igasuguses jõujaamades ja siis vanasti olid vasest kõrgepingitraasid. Nüüd seal enam ei ole, seepärast vask on ikka kallis. Nüüd on enamasti alumiiniumist. Aga vase tarbimine endiselt on suur maailmas? Jah. Vask on üks kõige metalli, mille järel on kõige suurem lõõmine. See on alumiinium, see on see meie alumiiniumi
tehas Alcoa Austraalia. Ja see on koostöös siis Ameerika Alcoaga? Jah, meil oli, meie leidsime selle need boksiidi tasemed. Aga see oli, et neid tootmisele tuua, see oli, meil oli tarvis muidugi raha ja tehnoloogiat ja mida meil ei olnud, nii et me tegime koos selle Ameerika firmaga. Nendel oli 51% ja meil oli 49%.